Tere! Tšau! Tühistatakse. Mina! Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita! Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita! Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkarid on teie ees jälle. Märt oma ilusa raadiohäälega, sellepärast, et keset suve on jumal okei, kui hääl ära läheb. See siin on episood 138 ja see seal on Andreas Jääger. Minu hääl on sama võrratu, nagu ta alati on. Ja, sina ei jää haigeks. Mul oli plaan teha seda, et mina olen täna Andreas Jääger ja see on Märt Kuik, mul läks see meelest ära, nii et nüüd on see ka rikutud. Aga ega ei saa teistmoodi teha, meil on saanud juba traditsiooniks, et me teeme ei ole midagi. Andresi puletid. Jah, nii oli. 30. juulil tabas Ülenurme elanikke kentsakas vaatepilt. Umbes 10-lehmaline punt, et nagu päris lehmad, olid enda päris kodust, milleks on Tõrvandi plehku pannud ja jalutasid Ülenurme Jimmy lähedal asuval Kasevälja teel. Pealtnägijate sõnade järgi olid lehmad viisakad liiklejad, lehmade kohta. Mõned autojuhid, aga mitte. Proovides kariloomadest ennast mööda suruda, tekitades kohtlikke olukordi. Siiski lehmad käitusid rahulikult ja keegi selle jalutuskäigu ajal viga ei saanud. Võhkarite toimetus loodab väga, et see mässumeelne bosslehm, kes see jalutuskäigu planeerija ja utsitaja oli, et teda selle tiiru eest õhtul singiks ei keedetud, et teda jumala eest ei asetatud kilekotis singipressi ega täidetud pressi lusikahaaval lihaseguga. Soovime, et ikka tark lehmakene haub uusi, vahvaid plaane maailma avastamiseks ning teda ja tema 9 kaaslast ootavad ees uued seiklused. Ma tunnistan ausalt üles, mul oli plaan, et kuna sa selle väikse muusikaklipi lasid, et siis ma mõtlesin, et ma nüüd mängin, et ma võtan selle rolli, et ma olen nagu terve pulleti aja hullult solvunud. Aga nii kui sa ütlesid Ülenurme, siis ma hakkasin kohe närvasin, et Ülenurme uudised on mu fucking lemmikud lihtsalt. Ja need siukesed nad siis olid? No on sead. Tee peal, et lihtsalt hängisid ja aga kõik läks ikkagi hästi. Vedas. Loodame, et singiks ei tehtud selle peale, sest et kurat, andke lehmadele ka võimalus hängida vabalt. Väga armas lugu. Väga. Nii, aga sisulooja Mari-Liis Kaer tõi TikToki noorte ette rambivalgusesse Mark Oja ja Kaarel Orumägi pealtnägija Casey. Jagades lisaks enda TikToki videos, et hunnik populaarsed Eesti sisuloojaid teevad Lottemaaga ju koostööd. Kuidas suhtuda sellesse, et populaarsed sisuloojad teevad koostööd millegi sellisega, kus seksuaalsesse ahistamisse suhtutakse olematu tõsidusega? Eks seda otsustab iga inimene ise. Mari-Liis Kaera TikTokis oli üks kommentaar, kus kirjutatakse nii, et teadsin neid 2 tüüpi läbi sõbra. Ükskord õhtusöögil mainis Kaarel, kuidas ta muusikakooliga esinemas olid ja siis hiljem alaealisega vahekorras olnud. Ei mäleta, kas oli 14 või 16 aastasega tegemist. Nende jaoks oli jutu teema naljakas ja õhtu läks edasi, nagu midagi poleks juhtunudki. Kuna vestlus toimus umbes 3 aastat tagasi, ei mäleta ma kõiki detaile, aga võin julgelt öelda, et ohvreid on veel. Ehk siis ei midagi uut. Eks Kaarel oli siis ikka Daddy Eras. Kui te aga mäletate teemanimelist podcastis kõlanud südantlõestavat juttu, et Orumägi ja Oja istuvad oma kodudes ja on kurvad ja cancelled, siis mina avastasin somes pildi, kus Kaarel Orumägi poseerib lauluõpetajana noorte naislauljatega. Pilt on tehtud 22. juulil ning pildil on ka armastatud Vairi Liiva. Pildi all aga on tekst pildil oleva laululapse ema poolt, kes kirjutab, kuidas noortel on vedanud enda juhendajatega ja lisaks Kaarel on pildil ka ära täägitud. Et minul tekib õigustatud küsimus, et kas kõik see, millest mees süüdistatakse, kas seda on tõepoolest ikka veel vähe, et enda laste ligi sellist väidetavat predaatorit lasta, sellepärast, et tegu on hea juhendajaga.
Üks vahemärkus veel, Kaarel on enda välimuse totaalselt ära muutnud ning tegu on täiesti teise inimesega. Mees on enda pea värvinud valgeks, prille ei ole ees ning digi muutunud veel kõhnemaks, kui ta oli. Tänaval teda ära tunda on võimatu. Ma näitan teile ka siis pilti. Neid tüdrukuid siin pildil ei ole, aga Kaarel on selline välja siis keskel. Et olin väga üllatunud, et siis kurb mees, kes kodus istub ja lastega ja noortega töötada ei saa, töötab noortega. Ja, aga see on väga hea nagu selles mõttes, et nüüd kui keegi ütleb, et istub kodus on kurb, siis on, et no, mis valetad, nagu ei ole. Et see stiilimuutus, siin kohe tekib küsimus, et kas stiilimuutus on seotud sellega, et ta ei taha olla ära tuntav või lihtsalt on periood, kus ta värvis on oma pea blondiks, mis on tõesti nagu normaalne osa, et väikest stiilimuutust teha. Või see oli lihtsalt see asi, et mis saaks veel rohkem motiveerida inimest stiilimuutust ette võtta kui see, kui sinust on saanud paaria. Et eks see vist käib nii ka. Aga tegelikult, sorry, kas TikTokis, kas see oli see sama naisterahvas, kes ütles meie kohta võhkardid või? Jah, see sama naisterahvas, kes kutsus meid võhkarditeks. Kes ei olnud Laura Kild. Ja siis keegi kirjutas mulle Instagramis, et võhkarid on tegelikult hea nimetus, nagu, et siis kui me eriti nagu kurjad oleme, vaata, siis mõtlesin, et uus segment, et nagu nüüd me digi muutume võhkarditeks ja nüüd läheb mingi raiumiseks, vaata, et nagu, võhkardid, jah. Kui me hakkame mõlemad bodybuildima korraga kahekesti ja siis meil on see peal see kuradi steroididest, vaata see kuradi emotsionaalne, täiesti ebastabiilsed, siis me oleme võhkardid. See võiks olla see. Jätame selle, lükkame selle tulevikku, teeme, see on meil plaan. Aga steroide pead sina üksinda võtma, sest ma oma ühe neeruga lihtsalt ma ei julge enda eluga mängida. Sinul on puhku, sinul on tervisega on levo ju. Kusjuures mina ei oleks arvanud, et ta siuke tuss oled, aga hea küll võtta järgmine teema. Aga olen ikka. Aga Brigitte Susanne hundist me täna ei räägi. Tahaks ma öelda. Aga ma ei saa, sest ei ole lõppu haigetel mängudel, mida mängivad Pesha ja Severinas. 31. augustil käis Kuku raadios eetris olnud Katrin Lusti otsesaates külas Pesha, kus ütles, kui abielu ei ole, siis on minu nimi. Severinas teadis minu põhimõtet 2 aastat, ta rääkis mulle 2025. aasta kevadel, et ta tahab minuga abielluda. Okei, tunnistan, et see on aus värk, et kui lapse nimeks tuleb hunt, siis tuleb hunt. Aga kuul ei olnud see Severinas Jakubauskase jaoks, kes pühapäeval ehk siis meie ajaarvamise järgi eile avaldas Instagramis oma seisukoha öeldes, et nüüd on asi selge. Oma postituses viitab ta Elu24 reedel ilmunud raadiosaadet refereeritud artiklile pealkirjaga Brigitte Susanne hunt. Olen Severinasele väga tänulik, aga laps saab minu perekonna nime. Kirjutas Severinas, et saaga läbi. Tunnistas üles, et laps pole minu, sest minu ükski laps ei kannaks eales kellegi teise kui minu nime. Kuidas ta kõik selle Pesha tekstist välja luges, on kõrgem pilotaaž ja tekib kohe küsimus, et kas Peshal ei tohiks olla siis õigust enda lapsele enda nime panna, kui lapse isa käitub nagu viimane sibi ja annab igal võimalusel teada, et arvab, et pole Pesha lapse isa. Ma näen sinu mõtteid. Et siis kokkuvõttelt, hetkel toimub kemplemine selle nimel, kas Jakubauskas on PSH tulevase lapse isa või mitte, aga samas Jakubauskas ei ole nõus tegema isadustesti ning palju mõistlikum on Instagramis klähvida. Haige ja häbiväärne case, millest mul hakkab vaikselt sita auguni saama. Ma mõtlen seda, kusjuures ma ei ole kunagi enne nagu seda, nagu selle koha pealt mõelnud, aga nüüd, kui ta sellele see nagu siukse nagu Pesha avalduse peale ütleb seda, et kui ta selle peale ütleb seda, et näe, nüüd on otsustatud, näed, ei ole minu laps selle peale, siis mul tekib nüüd küsimus, et kas see inimene on vaimselt üldse terve? Millega me tegeleme? Nüüd see küsimus või? No jaa, nagu selles mõttes, et see asi peab olema ikka väga ebastabiilne, kui sa hakkad nagu on inglise keeles on termin grasping, et nagu straws või eesti keeles öeldakse seda, et haarad õlekõrrest, aga see ei ole isegi õlekõrrest, see on kuradi see on juuksekarv nagu, see on nagu mis asja. Ma loen korra uuesti. Sest minu ükski laps ei kannaks eales kellegi teise kui minu nime. Või mis võiks olla see küsimus, mis siis saab? Et siis ei ole tema laps või? See on tunnistus nüüd või? Nagu sorry, aga hunt on palju ilusam perekonnime kui Jakubauskos, nagu lihtsalt. No jaa, lihtsam ja parem jah, selles mõttes. Aga kusjuures, aga minu arvates on nagu see,
mina uskusin kogu sellest saagast kõike. Mina olin valmis uskuma seda ka, et võib-olla see ei ole siis tema laps. Noh, who knows, see on siuke kuradi seep, neil niikuinii Ladina-Ameerika seep täielik. Ma olin valmis seda uskuma. Aga see, mismoodi see isadustesti ei olda nõus tegema, see on minu arvates mega shade ja siis mul on nagu see, et ma leian, et see on nüüd hea koht, kus saab olla Peshawabadis tegelikult. Et noh, see on nagu veidel. Tead, võiks olla Peshawabadis, on ju? Aga see on nagu mingisugused asjad, et seal see Katrin Lussi saates siis nagu küsis üks inimene, et issand, mul läks praegu mõtte sassi. Okei, vaata jälle, ma tulen selle mõtte juurde tagasi. Tahtsin öelda, et see Katrin Lussi saates oli muidu Brigitte Sõna-Hunti tegelikult oli nagu hea kuulata. Ma kuulasin teda kui nagu raadiokuulaja ja nii kui ta tõmbas oma raadiomoodi üles, siis tegelikult teda oli nagu päris hea raadios kuulata. Et ma võin seda öelda küll, et vist tundub, et ta raadiotööd oskab, aga ma ei mäleta, mida ma öelda tahtsin veel, et mingi suur mõte oli. Kadus ära. Aga ei, üldiselt nagu veider. Ja kusjuures üks asi, mida ma panin tähele, oli see, et kas see oli mingis Insta stories kuskil, kus koha, või oli see Twitteri vastu, ma ei mäleta täpselt, Threadsis, who cares, kus kohas ta nagu Pesha troppis mingi väga huvitava info, kuidas, et ma pakkusin isadustesti mingi aeg tagasi ja ma ei mäleta täpselt, mis see ajaraam oli, aga see oli tunduvalt enne seda, kui see draama lahti lõi avalikkuse ees. Mis tekitas must küsimus, et oota, et aga miks teil nagu praegu selleks sõjaks läks? Ja miks te siis juba seda isadustest asjasite? Sest et ma ei tea, minu arvates, palun vabandust, aga see ei ole nagu normaalne minu arust, kui inimesed on koos õnnelikult ja siis on vaja hakata pakkuma isadustesti. Ma nagu ei saa sellest aru. Nende suhe minu teada ei ole ka avatud, kus võiks juhtuda selline õnnetus, eks ole. Et see on nagu hästi kummaline. Et see küll pani mind küll kulmu kergitama. Aga miks üldse siis pakkuda nagu nii palju varem? Hästi kummaline. Tuli meelde, mis öelda tahtsin ka. Kummaline on ka see, et ühel hetkel, kui Brigitte arvas, et Severinas pettistada, siis ta nagu vabandas selle naise ees, Severinas eksi ees, vaata, et ta nagu ei uskunud teda, sest et selline mees on võimeline mida iganes tegema. Et kui sa nagu Peshat siis petad, siis ilmselgelt sa oled võimeline peksma ja nii edasi. Aga all right. Ja siis nüüd keegi küsis seda küsimus selle Lusti saates ja siis ta nagu ajas tagasi, et tegelikult ta oli nagu üliemotsionaalne ja et tegelikult ta ikkagi on tutvunud selle toimikuga ja tema nagu on täiesti 100% kindel, et Severinas ei ole mitte kedagi löönud, tema jõhkardiga koos ei oleks ja et ärge unustage ära, et Severinas läks kokkuleppe menetlusele, et et hakkas nagu kaitsma täie pasaga seda Severinast, et tuleb ikkagi välja, et ta arvab siis, et Severina see naine, kes tema käest tohlakat sai, et ta ikkagi valetab. Võt siis. Aga kas kokkuleppe menetluse puhul ei olegi nagu see, et on küll. Et et alloo, mis asja, see on ka ikka loll seisukoht, palun vabandust. On, väga on, aga mis see ikka, seal tuleks ju kaitsta oma seda lapse isa ikkagi pasaga, et nagu selle asemel, et nagu kaitsta enda au ja head nime, siis sa lähed kokkuleppe menetlusele. Okei, bro, tavai. Aga lähme siis täiesti teistsuguse teema peale ja siis viimane bullet. Uued uudised on laskunud enda ridadesse imbuda mehe, Rainis Lipstocki, kes kirjutab teistsugust materjali kui tavaline uute uudiste imbetsill. Avaldus ju mees artikli, kus kirjutas näiteks nii, et me vaidleme Eestis viimasel ajal kirjalikult selle üle, mis on traditsiooniline pere, kuidas hoida meie abielusid ja mida teha langevõibega. Okei. Vahemärkusena mina Võhkar ei tea kedagi, kes vaidleb kirjalikult, mis on traditsiooniline pere, et kus selline Rainis info. Pigem arutatakse selle üle, mis on pere, aga mitte see, et mis on traditsiooniline pere. Samuti oleme kuulnud kirjalikke vaidlusi selle üle, kuidas hoida meie abielusid, et ainult Varro tahtis lahutamatut abielu, aga that's it. Et mis maailmas elab Rainis, I don't know. Aga ta jätkab oma artiklis. Samal ajal jookseb tavalise Eesti inimese suhe Karil hoopis oma enda kodus. Vaikselt ja märkamatult. Süüdi pole mitte riigikord või reformid, vaid see siniselt helendav ristkülik meie peos. What? Ei olegi liberaalid? Uutes uudistes kirjutab mees nii.
What the heck? Okei, kuulame edasi. Rainist, me oleme lasknud oma magamistuppa 3. osapoole, digimaailma. Sellest on saanud kõige salakavalam armuke, kes ei väsi kunagi, pakub alati uut põnevust ja nõuab kogu meie tähelepanu. Kas te kujutate ette, mis siin kirjutatakse või? Tundub, et mees teab, mis mees räägib. Aga see pole veel kõik. Rainis jätkab. Traditsiooniline pere ei lagune täna mitte ainult poliitiliste otsuste tõttu, vaid seetõttu, et me loovutame oma intiimsuse tähelepanu vabatahtlikult masinatele. Kui me ei suuda ekraanile ei öelda, siis millist tulevikku me oma suhetel üldse loome. Kui sa täna õhtul selle artikli lugemise lõpetad ja telefoni käes paned, siis mis on esimene asi, mida sa oma kaaslasele üle pikka aja päriselt silma vaadates ütled? Küsimärk. Veel kord, täiesti uskumatu lähenemisnurk. Mobiiltelefon, mitte liberaal. Maailm on muutumas, uued uudised on muutumas, maailm on muutumas. Nuhk Rainis aitab. Aitäh teile. Siin on natukene see vibe, et konservatiivid saavad aru, et need mental, need jälgijaskond on pigem doomscrollib konservatiivsetel veebilehtedel, mitte ei tee lapsi ja siis nad saavad aru, et okei, kuulge, me peame suunda korrigeerima, sest et meil ei kasu uusi inimesi peale arvasti. Veits siukene vibe. Aga Andreasele suur aitäh nende imepäraste bulletite eest ja ühtlasi suur tänu siuksele mehele nagu Alari Pastak, kes tegi selle musikaalse intro meile. Alari! Ainult, et ma ei tea, see on ikka niimoodi, seal kus Märt on ennast juba tunneb mugavat, siis tuleb Alari Pastak ja ongi kõik läbi. Et rohkem mina seda introt ei tee. See on nii klassikaline Alari Pastak, mõtlen sulle. See on täiesti klassikaline Alari Pastak. Lihtsalt nagu hävitab sind. Alari Pastak, Märt Koik, Alari võitis. Aga kellel on huvi, minge tema YouTube'i kanalile, kirjutage siis Alari Pastak lehte tema muusikalasse. See on üks äge mees. Äge mees on, kes on meile võlgu mitu aastat tagasi lubas teha Võhkaritest ka mingisuguse nagu metal-loo. Samamoodi, et kus meie laused ja märgid särgid. See ongi, mis ta tegi, see ongi. Et ma veel ootan seda, Alari, et armastan bulleteid, aga ootan veel seda mega giga hitti, mis kindlasti Spotify tõmbab ribadeks ühel hetkel, kui see nagu sinna tuleb. Aga siia otsa sobiks üks hea soovitus teile kõigile, et teate seda, et suvi on see aeg, kus kohas ikkagi ka elektrihind kõigub ja on ka hea võimalus raha kokku hoida. Selle saate sponsor on Astel Pistik. Te olete temast juba kuulnud või sellest või nendest meie saates enne. Endiselt oleme siin. Minu kälimees ütles selle toote kohta, ta on selline tehnikainimene, tema ütles selle kohta, see on päris nutikas asi isegi. Ühesõnaga, see on temad suur kiitus, aga see ei ole nutipistik, mille ostad, tõmbad äppi, siis pead seadistama, kõike seda tegema. Ei, sa ostad selle, võtad karbist välja, lükkad seina, lükkad oma, ma ei tea, veepoileri järgi ja valmis. Ei ole vaja sellega rohkem tegeleda. Et ühesõnaga, siin on võimalus säästa raha niimoodi, et kui sul on 2 kilovatine boiler, siis sa võid aastas säästa kuni 500 eurot, niimoodi ütleb Astel Pistiku koduleht. Kui sa säästad aastas 500, 10 aastat, Andy, palju see on? 10 000. Noh, see on... Ei, 5000. 500. Mõtlesin, 10 aastat, siis on 10 000 automaatselt. Ma läksin otsima tegelikult YouTube sinu ühte videot samal ajal, kui sa rääkisid, nii et räägi edasi. Quick math. Ühesõnaga, minge palun Astel Pistik, siin on meil descriptionis olemas link, minge ostke ja kui te olete e-maailma seal, et hakkate ostu vormistama, siis pange sooduskood ka, pange sooduskood Võhkarid ja siis see Pistik ei maksa mitte 220 eurot, ei, 80 euri läheb alla, 140 eurot, see on väga hea kokkuhoid, et selles mõttes suur tänu, Astel Pistik, olemas meie true sponsor, ikka veel, nad ei ole meid veel vallandanud. Vaatame, võib-olla peale seda saadet juba läheb. Astel Pistik. Ja loomulikult on ka järelmaksu võimalus, mis tähendab seda, et piltlikult öeldes, kui te võtate selle toote järelmaksuga ja meie soodustusega, siis esimese kuu ajaga te ilmselt juba säästate rohkem, kui te olete kuradi iga kuu ühesõnaga. Te hoiate rohkem raha kokku, mu point on selles, et kui teile 140 tundub ka palju, jagage kuu peal ära, see on seda väärt. Ja kui teil tekib küsimus, no jaa, aga Märt, mis ma teen selle rahaga? Mis mul on? Noh, meil on üks soovitus nüüd siinkohal ka. Et meil oli... Mine Patreoni.
meil on patroonhäälingut hästi palju osasid, et mine osta, ole iga kuu selle raha vastu hoiad kokku, et saad meie Patreonis olla. Või, Andy, nad saavad Patreonis ka ühte asja osta. Ja nad saavad, aga ma lähen ikkagi sammukese tagasi, et 8. juulil ilmus meil Patreonis 129. patroonhääling, mille nimi on isegi Marju Karin, küsimärk. Et väga populaarne osa, minge kuulake. Ja 29. juuli ilmus Võhkarite patroonhääling 130 pealekirjaga Misoküünia investeerimisfestivalil. Väga palju ei ole vaja selgitada, mis seal toimus on ju. Lisaks nii Patreonis kui ka suveshow'l ja siis nüüd täna ma olen selle Peša teemaga tegelenud, nii et tegelikult kui nagu vaatad ükshaaval lähete järjest need teemad, et siis ma olen kõik need niimoodi full läbi ekseldanud, aga tõepoolest 24. juuli toimus siis kõige olulisem sündmus sellel suvel, milleks ei ole Nazareti kontsert ega Do Unlimitedi kontsert, vaid on Võhkarite suveshow ja ma elasin 2 päeva highs. I was high, ma olin päriselt high, ma käisin, see reede õhtu või see reede öö, siis kui ma nagu koju tulin peale seda show'd, ma olin päriselt otseses mõttes, ma kõndisin, mu peas toimus ainult, et ma olen tänulik. Ma tundsin ennast nagu ja ma lihtsalt nagu mõtlesin, appi kui tänulik ma olen nende inimeste ees, kes sinna show'le tulid ja tegid selle nagu ma ei unustada mitte kunagi, unustamatuks minu jaoks, et jah, suveshow toimus, võtsime sellega nii-öelda linti ja see lint läks ülesse ja see lint läks ülesse Patreoni, aga ta ei läinud nagu mitte Google'i mujale, et või ta läks tegelikult ka Legevõhkaritesse, et Legevõhkarid saavad seda kuulata nii-öelda tasuta, kui sa oled juba Legevõhkar on see kuskil 10 eurone, mis see sissepääs. Aga me panime eraldi selle müüki, et sa ei pea liituma Patreoniga, on nii, eks ole? Sa saad lihtsalt osta seda. Ei pea, sa saad lihtsalt osta seda ja sul on vaja konto teha nagu selles mõttes Patreoni konto, aga jah, sa ei pea olema Patreoniga liitunud, sa saad lihtsalt osta selle. Et 5 euri ja siis on väike kõmm ka vist, nagu ma aru saan. Ja saate meie suveshow täieliku salvestuse, et tegu on siis tund 44 puhast rõõmu, eks ole, et ütleme, et suveshow oli natukene päris palju teistsuguse struktuuriga, aga eks te seda näete ja kui te võib-olla kohe ei saa aru, et on teistsuguse struktuuriga, siis ühel hetkel te näete, et see on täiesti teistsuguse struktuuriga. Aga me oleme ikkagi need samad, kes me oleme, keda te armastate ja keda te kuulate. Seega Patreon on see koht, mis ootab teid. Aga peale selle, kui te olete ära kuulanud Patreonit, suveshow, siis te lähete Märt Koigi YouTube'i kanalile ja ka sinna on tekkinud juulikuus 2 videot, kofeiin ei anna energiat ja siis kui me räägime kofeiinist, siis järgmine tuli Kohv Märdiga, aktiivmüük presidendiks, et Märt teeb seda, mida Märt kõige paremini oskab, kommenteerib elu. Kommenteerib elu, et see on selline siis nagu ma tahtsin öelda, et nagu Võhkarid ilma minuta, aga tegelikult Märt tegi juba selliseid asju enne tegelikult Võhkarid, seega Märt teeb seda, mida Märt teeb, aga lihtsalt ta teeb seda veits vabamas vormis. Et see on siis Kohv Märdiga ja siis see kofeiin ei anna energiat, on jällegi selline klassikaline teistsugune Märdi video, kus ta kõik on hästi edititud, kõik tekst tuleb pah, et minge vaadake need üle, et Märt teeb asja. Võt. Aitäh! Kas see on kogu meie turundusnurk või? No ma võiks rääkida ka Uhuraamatust, mida saab Heiliuse veebipoest, peaks saama veel 10 euroga ja siis väiksematele hambaldasel Miine ja päästetud kuningriik, et on nii Apollos kui Rahvaraamatus on 15 euroga või 14,99, 15, kumb 15 euroga saab, et selles mõttes ka seal on hinnad sulanud, et nagu sulab lumi, kui ta praegu alla sajaks. See on nii poeetiline mees. Yes. Aga meie kallid kuulajad, aitäh teile, et te kuulasite ära meie turundusosa ja nüüd on aeg minna. Saada läbi, jääd aega. Nüüd on aeg minna liha juurde ka. Et siin on üks huvitav teema on, mida ma lugesin ja kuidagi naljakalt, kuidas ma ütlen, nagu kahetised tunded. Ja siin ongi kahetsed tunded teiega. Jah,
et siin Ekspress kirjutab üks huvitav artikkel, et politseinik vallandati töölt seoses suhtlusportaalis igapäevase juhuseksi otsimisega. Ja põhimõte on siis selles, nagu artikkel ütleb, et mehe väitel tungis tööandja alusetult tema eraellu ja riivas põhiõigusi. Ringkonnakohus mõistis talle ebaõiglase vallandamise eest välja 3 kuu keskmise palga. Politsei- ja Piirivalveamet kaotas sel kevadel kohtuvaidluse politseinikuga, kes oli jäänud vahele igapäevase juhuseksi partnerite otsimisega. Tartu politsei, kusjuures kui lugeda seda esimest lauset, siis on nagu selline tunne, et ta umbes pidas inimese tänaval kinni, keegi ületas kiirust, pidas kinni, siis pakkus munni kohe nagu, aga tegelikult see ei käinud niimoodi. Et Tartu politsei jaoskonna uurija külastas pidevalt täiskasvanute seksiteemalist suhtlusportaali iha.ee. Mehega seostati seal rohkem kui 20 eri kasutajakontot. Ja nende alt pandi detsembris 2021 kuni märtsini 2023 üles 725 avalikku postitus sekspartnerite leidmiseks. 725, kas sa saad aru või? See on 2 aastast, see on täpselt iga päev on pidanud panema postitus ülesse. Jep. Või 10 päeva tagant ja paneb kohe 10 tükki kordaga. See on ikka väga palju raisk. See on palju ja see 20 eri kasutajakontot on ka mul nagu niimoodi, et milleks nii palju vaja on, aga ju siis on, sellepärast ma millegipärast arvan, et tüüp teab sellest teemast rohkem kui mina, sest iha.ee on üks väheseid kohti, kus mul ei ole kunagi kontot olnud. Aga sa oled sinna saidile sattunud ka kunagi? Loomulikult ma olen, see on üles ehitatud, täpselt nagu great, see fucked up. Et siis kui see tuli, see on ikkagi väga äge, paned selle, vaatad ära, okei, lähed tagasi, et see on selline koht, et ma ei julgeks vist sinna kontot teha, aga ma ei tea miks, on siuke skerdik kätt vist. Jep. Meestele suunatud postitustes sooviti nendega kohtuda seksuaalsel eesmärgil, näiteks Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kaubanduskeskustes, erootikapoes või kinos, tervisekeskuses ja avalikus WC-s. Kuidas see saab olla nii spetsiifilised kohad, et see on nagu, eriti siin on nagu kolm linna, see on kaubanduskeskus, erootikapood, kino, tervisekeskus või avalik WC, 5. Avalik WC. Crazy, see tundub mulle nii jälle siuke, scary movie, vaata, kus see Ray hakkab kuulama sealt ja siis tuleb lõpp. Mulle tundub see lihtsalt hästi klišee. See on siukene seks avalikus kohas klišee kohad, et kaubanduskeskus ja WC ja kõik siuke. Park oleks ka võinud olla. Nojah, mingi... Suvel nagu lähed, saate pargis kokku, kuskil lähete ülesse mingisuguse mäe otsa, rahulikult annad suhu selle kellega. Nagu... Väike mõõgavõitlus, miks mitte? Mis vahet seal on nagu, jah? Lõuna prefektuur lasi ta novembris 2023 usalduse kaotamise ja vääritu käitumise pärast töölt lahti. Vallandamise käskirjas on kirjas, kui tuleks avalikuks, et taolise keelekasutusega ja pideva juhuseks ja otsimise eesmärgil tehtud postituste autoriks on politseiametnik, kes teeb seda kusjuures ka töö ajal, diskrediteeriks see kindlasti ametniku ja PPA-d ning tekitaks PPA-le olulise mainekahju ja usalduse kaotuse. Kuule, kui sa ei lähe edasi ja sa lihtsalt kuuled, et siukene asi tuli, kas sul oleks nagu siis usaldus kadunud? Boom, kõik. Mendid, minge perse. Tegelikult ei oleks ju, me räägime mingisugust ühest inimesest, kes lihtsalt otsis... Tahtis hästi palju seksida, jah. Hästi palju, tõesti, väga palju. No selles mõttes minul on kohe nagu see, et mis see tööandja asi on? Sorry, ma ei saa aru, mis see tööandja asi on. Ja teine, pluss see, kuhu sina nagu jõuad oma jutuga, on ju ka see, et kas mul usaldus, et osad inimesed jah, vaata on niimoodi, et kui nad näevad, ma ei tea, et kuidas üks naine on näiteks halb peaminister ja siis järelikult naised ei sobi poliitikuteks, vaata, see mingi siukene loogika on nagu siin ka, et kui üks politseinik on gei, siis nad on kõik homod. Ja isegi kui on, mis siis nagu oleks? Jah, no see on juba järgmine aste. Aga jah, ainus asi, mis minul siin lööb häirekella on see, et ta tegi seda töö ajal, nagu käskiri ütleb. Ja nagu selles mõttes, et jah, ma leian, et politseinik töö ajal ei peaks iha.ee tegema postitusi. Nagu see on õige koht, nagu, kuhu nagu pilk pöörata, et kui tööaega õigesti kasutatakse ja kui seal, ma eeldan, et seal ei ole nagu kirjas, et
või tea ees käia. Või no, whatever, et jah, tõesti, et nagu tööaja rikkumine pigem siis äkki. Jah, midagi sellist. Sellega on ju, aga siin tulebki see, ma loen selle järgmise lause ise ette, 2 lauset, et Lõunaprefekt Vallo Koppel nägi alluva käitumises turvariski ja tema suhtes suurt šantažeerimise ja väljapressimise võimalust. See olnuks ohtlik nii ametnikule endale kui ka kogu politseile ja siis mul oli täpselt see, et Vallo Koppel nägi alluva käitumises turvariski, sest et ta on homo. Sest et meil oli see Katrin Lusti ja Vootele Päi situatsioon oli ju samamoodi, kus kas Vootele Päi tohiks kuskil olla sellises, et ma ei tea, turvariski mingid asjad ja siis me küsisime, et mis mõttes? Ja ma küsiks täpselt samamoodi ka Vallo Koppeli käest, miks see turvarisk on? No siin on ilmselt turvariskina mõeldud võib-olla nagu seda, isegi mitte orientatsiooni, vaid seda, et tegu on siis tema silmis hälbellise käitumisega, millele kui me hakkame nagu kriitiliselt peale vaatama, siis jällegi, see on, inimesel on õigus seda teha, aga kui sa otsid iga päev juhuseksi, siis tekib teatud küsimus, on ju. It's kind of weird. Ja kuna, ma ei tea, ju ta siis eeldatavasti tegi mingis mastaabis seda salaja, et siis võib-olla seal on mingisugune turvarisk, et kuule, ma räägin sul kolleegidele või ma ei tea, midagi sellist. Aga kahjuks me ei näe nagu Vallo pähe, et kas ta nagu seda niimoodi mõtles. Et iseenesest nagu, kui see on nagu mingi turvariski nagu varianti, ma nagu suudan seda kuskilt sealt eemalt näha, aga ma pigem ei pea seda väga tõsiseks. Sellepärast, et muidugi see sõltub ka sellest, täpselt samamoodi nagu see lusti teema ka, et kui inimene on gei, kas see ei ole turvarisk, kui ta on avalikult gei, siis see ei ole turvarisk. Kui inimene on nagu kõigile, kui kõik teavad, et ta on gei, siis kuidas sa saad seda inimest nagu šantažeerima hakata, kui ma räägin teistele, et sa oled gei. Ja kõik teavad juba, what the fuck. Nii et kui sinu loogikale siis tuginedes, et kui see tüüp oleks avalikult gei olnud, siis sa ei toetaks seda mõtet, et see on avalik risk. See ei ole mingi risk, et tüüp lihtsalt käib, otsib juhuseksi. Kui ta varjab seda, et ta juhuseksi otsib, kui ta seda varjaks, kui see oleks tal mingi häbiasi. See, kui ta lihtsalt gei on? Ei, orientatsioon mitte. Nagu ma ütlesin, ma arvan, et siin ei ole orientatsiooniga midagi pistmist tegelikult. Okei, jätka. Et ühesõnaga, aga loen edasi. Politseinik pidas enda vallandamist ebaõiglaseks ja suureks põhiõiguste riiveks. Ta teatas Tartu halduskohtule, et tööandja on tunginud alusetult tema eraellu ja diskrimineerib teda seksuaalse orientatsiooni pärast. Nüüd küsimus on see, kas põhjus oli selles või oli asi selles, et ta tööajal käis ja otsis sekspartnereid ja nagu, et see on tema väide, aga kas seda päriselt niimoodi nähti? No minu küsimus on ka see, et kas sellest nagu selle inimesega räägiti, et kui see asi nagu avastati, on ju, ma sain aru, et see asi avastati üldse nii-öelda juhuslikult ühte teist asja uurides ja siis nagu avastati, et kas ka selle inimesega räägiti ja et kas nagu oli vaja kohe nagu cancel panna või lihtsalt alguses rääkida, öelda, et tegelikult see ei ole nagu väga hea iseenesest on ju, ja võib-olla arutleda sellel teemal ja mingisugused nagu piirid kokku leppida. Kas kohe nagu siuke nagu lõikamine, kohe maha, et kas see on nagu õige? Jah, et see on huvitav, et teine asi on ka, et kuidas see välja tuli, et kui see oleks välja tulnud niimoodi, et kurat, et siin Lõunakas oli mingi kuradi narkoäri käis, ma ei tea, sealt väidetavad seal kuradi, seal WC-s, mis on seal ja siis see kutt on nagu, ei, ma tean seda kohta, ma käin seal suhu võtmis iga päev. Et siis on nagu see, et okei, nagu ta on nii open sellega, et siis on nagu see, et et kuule, mis vääritu käitumine nagu, kus politseinik ei või suhu võtta või nagu millest küsimus on nagu, gotta have some fun. Et aga kui see on mingi... on kindlasti nagu top 3 põhifannidest. Kahtle ka selles. Clip that, aga davai. Kohtunik Ülle Polluks asus seisukohale, et seadus ei välista võtta politseiteenistusse inimesi, kes otsivad täiskasvanud internetiportaalis juhuseksiks samasoolisi partnereid. Siinsel juhul oli selliseid postitusi aga liiga palju ja nende sisu ametniku jaoks sobimatu. Et tuleb välja, minul tekib siin küsimus, kas see tähendab seda, et siis politseiametnik peab kuidagi nagu viisakamalt keppi paluma avalikus ruumis. Et see oli minu jaoks nagu huvitav. Ja mingid ametnikud on need siis, kes panevadki paika, mis on sobimatu, mis on sobimatu. Et oleks see olnud Ülle Polluks, oleks olnud see mingisugune keegi teine, siis võib-olla see oleks suva, tavaline päev nagu. Ja, et siin on meil sisekorra eeskiri
Ja siin on sobivad viisid, kuidas nagu iha.ee-s endale partnerid leida. Et ära niimoodi kirjutavate, siin on kirjutatud türa nahk, ära seda sõna kasuta. Et noh, kirjuta näiteks nokku nahake, et see on nagu, see sobib meile palju paremini. Kohtuniku arvates ilmnesid mehe käitumises ilmselgelt patoloogilised tunnused. Polluks kirjutas kohtuotsuses, kuigi võib nõustuda kaebajaga, et ka politseiametnikul peab olema eraelu, sealhulgas intiimelu, ei saa siiski sellist kaebaja kui politseiametniku käitumist pidada tavamõistusesse mahtuvaks seksuaalseks käitumiseks. Ja see on nüüd see koht, see on nüüd see pool, millega ma nagu natukene nagu nõustuks, et juhuseks võib olla fun ja tore, aga kui sa teed seda iga päev, postituste arv, ta tegi konkreetselt iga päev peaga postituse, see on veits veider. See on veider, aga minul on jälle see küsimus, et tavamõistusesse mahtuv seksuaalne käitumine. Ma kujutan, et kõigi meie peas on see tavamõistusesse mahtuv seksuaalne käitumine täiesti erinev. No vaata, aga nagu see ongi täiesti erinev. No. See on nagu mingisugune keskmine asi. See on täpselt samamoodi, kui üks Eesti näitleja solvas väidetavalt Varro Vooglaidu ERR-i saates, siis oli ka, räägiti tavalisest televaatajast, kes saab aru, et tegu on satiiriga. Et noh, see on ka mingisugune kohtukeel või nagu juriidika keel, et me räägime nagu mingisugusest keskmisest normaalsest inimesest, kes mahub mingisugusesse meie arusaama, mis normatiivi osa on. Ma tahaks teada ikkagi, mis see tavamõistusega mahtuv seksuaalne käitumine täpsemalt on, et kõik võiks selle lahti kirjutada. Et noh, lihtsalt tahaks teada, mis see on. Kui palju ma siis olen nagu veidram ühele või teisele poole, et nagu tahaks teada seda lihtsalt. Ja kas kohtunik Polluks arvab, et ka sina, Andreas, oled äkki sul on ka patoloogilised tendentsid ilmnevad. et jah, see on huvitav. Seega oli ja niimoodi on päriselt kirjutatud, seega oli seksimajja seaduses ilma töölt lahti laskmine kohtuniku jaoks mõistetav. Vallandamisele pidanuks aga eelnema eeldistsiplinaarmenetlus ja ametnikule vastu väideteks sõna andmine, mida Lõuna prefektuuri teinud. Ühesõnaga, see tulebki nagu siit välja, et ta lihtsalt, see tuli välja, ta lasti lahti. Kõik. Seepärast tunnistas Polluks vallandamise õigusvastaseks, kuid arvestades juhtumi asjaolusid ei määranud ta mehele tema nõutud aastapalga suurust hüvitist. Endine politseinik jätkas vaidlus Tartu ringkonna kohtus, mis mõistis talle ebaõiglase vallandamise eest välja 3 kuu keskmise palga, ligi 7000 eurot bruto, otsus on jõustunud. Ja lisaks pidi PPA tasuma advokaadikulud veidi üle 2000 euro. Tartu jaaskonna juht Andrus Reima võttis alluvaga juhtunu Ekspressil kokku sõnadega: mehega vesteldes selgus, et ta ei mõista oma tegude tõsidust ega võimalikke tagajärgi. Aga mis need võimalikud tagajärjed oleks, ma ei saa aru. Mina tahaksin ikkagi seda nagu lugeda kõike, mis ta nagu siis seal kirjutas. Et mul on praegu siin nagu võib-olla hea positsioon veits nagu niisama siin irvitada, ja mis seal ikka hullu on. Aga ma tahaks näha neid postitusi, 725, mida ta selle kirjutab nagu. Mis on siis see tavamõistuse kuradi vastane põhimõtteliselt? Ma kujutan ette, et seal on nagu päris nagu räiget sitta nagu. Ma kujutan ette, et see on ikkagi niimoodi, et see võtab meid ka punastama. Ma kujutan päriselt ette, et see on midagi sellist. Aga noh, küsimus ongi nagu ikkagi lõppkokkuvõttes selles, et tegude tõsidust. Mis need tegude tõsidus on? Ma ei saa aru nagu, et millest me räägime. Et küsimus lõppkokkuvõttes on siis see, et palun vabandust, kui kas on, ma ei tea, kas politseinik tohib teha anaalseksi või üldse? Igaks juhuks tahaks teada, et pärast tuleb kuskilt välja, et mingi politseinik harrastab kuskil anaalseksi, siis on vaja nagu ta lahti lasta, sest see on vääritu või? Millega me räägime? Kas see on nüüd sama koht, et kas seisus kohustab, et kui minust saab politseinik, siis ma tohin öelda, missionäri asendis seksida või? Ma ei saa aru sellest probleemist nagu, noh, et siin tahaks täiega selgitusi saada. Sest korrakaitsjad peavad korralikult seksima, mitte räpaselt ja ebaviisakalt. Või äkki ei tohi üldse seksida, äkki on asi selles, et et politseinikele vaadatakse tegelikult pigem nagu halvaks panuga selle, kui tal palju lapsi on, siis kuule, millega sa tegeled? Kuule, me oleme öelnud, et relva ilmaasjata välja ei võta arvest tupest, et nagu ma ei tea, aru saamatu. Jaa, aga Arvo Uustalu on Õhtulehes teinud hoopis teistsuguse kvaliteediga ja tegelikult tooniga artikli, aga läheb natuke sarnase tooniga ka ikkagi. Laupäeva õhtul lasid Discordid räppar Kermo Mureli päris jahmatavate sõnadega lugu. Üritusele pani punkti triibupasta, meenutab 3 lapse isa,
Raul Kivi Võru linna eestvedamisel korraldatud rahvapidu, mida reklaamitu kui üritus, mis jääb meelde terveks eluks. Et jah, tegu oli lastefestival siis, et Raul Kivi, ma vaatasin, guugeldasin, Pulmaisa muusika õhtujuht ja uskuga, aga ta on õigusabi ka veel peale selle, et tõeline... See on väga huvitav resümee nagu inimesele. See on väga pull. Pulmaisa muusika õhtujuht, õigusabi. Vaata, tavaliselt on niimoodi, see kõige tähtsam asi on alati esimene. Aga ongi, et Pulmaisa ongi tema jaoks kõige tähtsam, et õigusabi ta õppis, no näiteks, ma ei tea, kas ta õppis, ta õppis juristiks, käis kõik selle advokatuuri, kõik asjad läbi ära, mis iganes ta seal ei tee, aga ta ei tööta sellel alal, sest tema süda tuksub ainult sellele muusikale ja pulmadele, sest ma vaatasin ka, mis muusikat ta teeb ja see on see täpselt, teate küll see vana hea, vaat see, kus see süntekas pannakse mängima, siis ta laulab neid, need hästi need sündi laulud, see on ehe, vaata. Ja ta isegi oli käinud seal, ma näen su häält saates, kus laulmas Words don't come easy to me. Et kui see on sama Raul Kivi, Raul Kivi võib ka olla täiesti keegi teine ja ma süüdistan teist valet Raul Kivit, aga aga see reklaam, et reklaamit üritust, mis jääb meelde terveks eluks, siis vähemalt Raul Kivile see jääb terveks eluks meelde, sest et see teema on ikka väga suureks puutud. Jätkab siis. Kas keegi ka vastutab, milliseid laule diskorid lastel lavalt lasevad? Kohal viibisid lapsed alates imiku east või ongi see norm, et ebatsensuurse tekstiga laulud perekestsel üritusel kõlavad. Et jälle, ma kohe lähen järjest, et kohal viibisid lapsed alates imiku east. See ei tundu minu jaoks kõige tugevam argument, sellepärast, et imikud ei saa aru, kui neile Kerma Murel laulab, mida tuleks näidata. Et pane siis sinna vähemalt mingisugune 4 või 5 või midagi sellist, 3, et juba see ka on, et aga imiku east, et nagu so what, et kõik imikud võiks rahulikult Kerma Murelik kuulata, ärge muretsega, et kuule, siin on üks 3-kuune beebi, meil saadeti kiri Patreoni, oli 3-kuune vist, kes kuulab võhkareid ja talle väga meeldib minu keelekasutus, eriti mõni sõna, mida ma kasutan päris tihti, algab põhiga, lõpeb iiga, vahel on UTS. No vaata, aga siis ongi, aga miks seal peatuda, et siis ta võiks öelda seda, et keegi ei tohi nendel üritustel käia, sest naistel on munarakud ja meestel on seemnerakud ja siis perses. Mõtle, kui rase naine kuuleb seda kohutavat sõna, et temal ei ole küll, raseda naisel ei ole selle sõnaga küll midagi üldsegi kunagi olnud ühist, aga pereisa ei teadnud midagi ka õhtu peaesinejast Triibupastast. Oota. Kas, nii? Loe 4 esimest sõna sellel lausel. Pereisa ei teadnud midagi. Jah, just. Väga hea. Aga jah, mulle meeldib ka, et see artikkel algas ju ka sellega, et meenutab 3 lapseisa Raul Kivi, et tuleb ikkagi pöörata selle tähele, et ikkagi. Mul tunne, et seal on mingisugused need poliitilised mängud seal Võrus, sest kuidagi siin see asi on nii kuradi kahtlane, et sest et tegelikult siin lõpus süüdistatakse ka mingit linnavalitsust, mida iganes on, aga igatahes ta ei teadnud midagi õhtu peaesinest Triibupastast. Esiteks peaks Raul Kivi käest küsida, et kas sa oled Kivi all elanud? Ma ei ole Triibupasta kunagi kuulanud, aga ma tean, et ta on artist nagu sellest. No, kas sina oled Kivi all elanud? Tegelikult ma tahaks, et sina ka vahepeal võtaksid pea endal pärisest välja ja lükkaksid nagu Spotify top 50 Eesti populaarsemat lugu päevas nagu ja kuulaksid korra üle, et millega üldse tegelevad Eesti muusikat, et Triibupasta on juba seda päris mitu aastat teinud ja ta ei ole enam nagu siuke suur šokimuusika, nagu ta võib-olla alguses korraks tundus. Et ta on ikkagi Eesti, ma eeldan, et kas siis kõige populaarsem või siis top 3 populaarne siis nagu muusikaline kollektiiv vähemalt Eestis, nii et aga igatahes ta oli toimunust nii häiritud, et ta läks perega enne selle kollektiivi lavale tulekut ära üldse, sest jälle küsimus, et kui sa seletad silt, võib-olla nad olid nüüd ära piibutanud või olid pannud sinna kiisu asemele, et no sa ei tea, vaata ju. Et see, et Triibupastaga kedagi nagu reklaamitakse, jah, see oli veider. Saad aru, ka mina nägin seda uudist, et Võru laste sellele festivalil Triibupasta mul oli, et really?
nagu miks? Kõikidest esinejatest te valite Triibu Vasta, et noh, et Triibu Vasta ei ole selles mõttes nagu ainus populaarne, et tõesti, et te saate valida Sammi, Villem, Trillemi, mis iganes need puhtad esinejad on. Aga ta valite Triibu Vasta. Okei, tavai, et ma kohe mõtlesin, et huvitav, kuidas selle ära lahendavad. Et ma eeldan, et ikka sellistel üritustel nagu neil on mingisugune nagu arusaam, et okei, kui seal on tõesti 3 aastat, siis nad päris ei laula kõiki sõnu välja, aga võib-olla ei laulnudki tegelikult. Ei tea seda ju. Ta tüüp ka ei tea seda. Ta läks ära. Ta läks minema, jah. Ja siis ütles, et just Googledasin ja tekkis küsimus, kas nende repertuaaris üldse mõni mittevulgaarne laul ka on. Äkki sa kuulaksid Triibu Vastat, et ilmselgelt nende enamus laulud on ikkagi vulgaarsed on ju, aga ikkagi ma arvan, et siuke lambis pakun, et 1/3 on ka mittevulgaarsed, et tegelikult leiab küll. Aga ma saan aru, et ikkagi roppe laule seal oli, et Triibu Vasta, ja Triibu Vasta ikkagi nagu armastab selliseid ei noh, ma mõtlen just üritusel, et ma saan aru, et lasti kermamurelit ja mingit sükest asja. Jaa, aga see oli mingi viimase lauluna lasti kermamurelit Diskor lasi, Diskor ongi lahe sõna nagu tänapäeval, nagu DJ, vanasti Diskor, DJ lasi vist, mitte vist, vaid lasi kermamureli rahva laulu. Näita neile Kermo, seda laulu, rahvas tahab näha. Et kas sa tead ka, mida DJ tähendab üldse või? Disk jockey. Tupli, näed, muusikalise haridusega mees, väga hea. Jep. Mullusel festivalil tekitas pahameeletormi mureli rahvalaul, mille sõnad lastesõbraliku meedia väljaandesse tsenseerimata kujul ei sobi. Mõlemal aastal kõlasid allapoole vööd sisuga laulud festivali noorte eriprogrammis. Kuula nüüd, mille soovitav vanus on 13+. Miks Raul Kivi räägib imikutest ja väikestest lastest, kui tegelikult soovituslik vanus on 13+? Ja mul on tunne, et Raul Kivi ja võib-olla siis ka mingisugused muud vanemad elavad mingisuguses maailmas, kus nende lapsed on arvatavasti nii vati sees peidus, nagu nad ei tea mitte midagi. Lapsed teavad türa juba mingi 10 aastat, nad teavad juba siin siukest asja, mida sa ei kujuta ette ka. Ja kui ma võtan kas või ise enda, eks ole, kus ei olnud internetti. Minu ajal ei olnud internetti, kus ma olin nagu, kui ma olin siukene 10-11. Aga kuulo kassett, kuulasin seal ribadeks, ma kuulasin seal salaja, ma kuulasin kõike seda, kuidas kuuldi kepib sinu ema ja õde, kui teada ta tõde kassile või koerale või keerata ta midagi taolist. Et nagu rahunege maha, 13 ja kui keegi laulab, Kerma Parel laulab, nagu mis sul nagu viga on? Kas sa nagu ära unustanud, mis asi tähendab noor olla või? Tead, sellega on nüüd siukene asi. Mul on hea, et see jutt sinna tüüris, sellepärast, et noh, nagu siin oli, et soovitus oli 13+, aga keegi läks sinna väiksemate lastega. Üks läbiv probleem sellel ajal, kui teater Must Kast tegi etendusi ka lastele, siis nagu alati oli see probleem, meil oli pandud soovituslik vanus. Ja ma ei mäleta, mis lavastusega see oli, aga seal oli ka, kas oli 14+ või mingisugune selline. Ja keegi tuli sinna mingisuguse 7 või 8 aastase lapsega. Ja etendus oli läbi ja siis konkreetselt tuldi mölisema, et selline etendus ei sobi nii väiksele lapsele, kui mul on. Et on olemas terve nagu hunnik inimesi, kes konkreetselt peavadki enda last, nad peavadki enda last mingiks fucking geeniuseks, newsflash, ta ei ole. Ja et siis ta saab aru küll nendest 14-aastaste teemadest. Ja siis, kui seal on mingi asi, mida tema ei pea nagu heaks või ilusaks, siis selle ta ilusasti projitseerib kohe oma lapse peale. Et see on üks asi küll, mind ei olnud tol õhtul teatris, aga ma mäletan seda, et see teema nagu tõstatati vist ühel koosolekul, mismoodi oligi, et keegi konkreetselt tuli väikse lapsega vaatama teismelist etendust ja oli pärast vihane. Et sellised inimesed on ja mulle tundub, et see Arvo võib-olla läheb nagu selle koha pealt natukene sellise inimese alla. Raul Kivi mõtled? Või Raul, jah, vabandust. Et noh, et natuke veider. Ei, selles mõttes ma olen nagu nõus sellega, et kui asja nimi on lastefestival, siis kui mina oleks lastefestivali peakorraldaja, siis tõepoolest ma nagu ikkagi selgitaks kõikidele, kellega me seda koos asja teeme, et jätame roppused nagu
sellelt ürituselt kõrvale. See oleks ideaalne. Ma saan aru, jah, et selles mõttes siin loomulikult ma saan aru sellest, et see ei ole kõige parem koht. Aga nüüd, kui me tegelikult jõuame siia, et siin on ikkagi kirjutatud, et on noortefestivali noorte eriprogramm, mille soovitatav vanus on 13+, on ju. See on jälle niimoodi, et vaata, mis viga on, vaata. Imikutes sa räägid ju fucking asshole. Jah, see on õige, et nagu ta automaatselt kaotab õiguse sellest rääkida. Küll aga seal on jälle nagu korraldustiimiga saab otsa vaadata ja öelda, et kuule, kui on 13+, siis äkki see lastefestival ei ole nagu hea asi, kuidas seda nimetada. Teismeliste festival, noortefestival, mis iganes. Noortefestival, jah. Siin on neid möödapanekuid tegelikult veel, mitte nagu ainult see, mis Raul Kivi pöörab, millele tähelepanu pöörab. Aga jälestusega meenutab Kiviga Discori mängitud pala, milles räägiti sita viskamisest. Oh no! Kas Raul Kivi ja Varro Vooglaid on huvitav vennad või? Ja siis kostus see meeste suguelundi vulgaarsem nimetus. Algul mõtlesin, et kuulsin valesti. Ühes palas kerkisid esile ka naiste suguelundid ning alaealistele mittekohased tegevused. See on kõige hullem, kui naiste suguelundides räägitakse. Rõve. Jälk. Et jaa. Ma eeldan, et Triibupastal oli see ilus maa, ilus tuss ja ära hea nuss. Et äkki siis tuss või? Aga hea küll. Aga Kivi leiab, et kuskil peab lastele ka väärikust ja eeskuju õpetama. Äkki õpetad kodus väärikust ja eeskuju. Ma olen aru saanud, et konservatiivsed inimesed väga hindavad seda, kui neid asju kodus õpetatakse. Aga ta kaalub õiguskantsleri poole pöördumist. Mina ütlen talle, nagu mul üks tüüp kunagi ütles, edu.ee. Tead, see on... Mina kujutan kõige rohkem seda ette, mis moodi Ülle Madise võttis Õhtulehe lahti, mõtles, huvitav. Ta on laste ombudsman ka, vaata, ja siis ongi, et vaata, luges artikli läbi ja luges seda kohta kaalun õiguskantsleri poole pöördumist. Mis võidi Ülle Madise istus, mõtles, nagu ta räägib, lihtsalt täiesti puts, siis vana raiska. Ja lihtsalt nagu, siis võtab juba meili lahti, juba vaatad, näe, Raul Kivi, näed. Ülle Madisega on see asi, vaata, et kui Ülle Madise nagu ütleks, et tõepoolest, et ma ei tea, mis vangi kõik need noorte need on ja siis tuleks kohe Züleyxa Ismailov ütleks, Ülle Madise, kas sa mäletad, sa käisid Peeter Helme raamatu esitusel, mis sa räägid? Sa oled pedofiili sõber. Et tegelikult ta ei saa Ülle Madise, isegi kui see kaebaks Raul Kivi, sinna Ülle Madise peab ütlema, et jah, kõik on õige. Ka 13 aastad võivad kuulata Kermo Murelit ja Triibupastat. Ja kus sellest oli alles ju juttu, kas pead nägi või kus see oli, et nagu mis meie noored kuulavadki kõiki neid ja nagu, see on jälle, siis Raul arvab, et minu laps ei ropenda, motherfucker, please. Nagu selja taga panevad nii, et ma ei tea, nagu meremehed. Et jah, üks lapsevanematest kirjutab Võru peo kohta sotsiaalmeedias nõnda, kurat, kui reklaami kuulsin, et lastefest Triibupasta pidin ära minestama, kes korraldab sellist jama? Aus. Üks ema kirjutab sotsiaalmeedias, aga nõnda. Minu 8-aastane poeg tuli koju ja hakkas sama teksti jorisema. Algus ei saanud aru ja riidlesin lapsega. Ütles, et tema ei ole neid sõnu välja mõelnud. Nüüd siis tean, lasin ennast veits harida ja see pole okei. Miks 8-aastane poeg käib siis seal esinemisel, mis on lubatud 13+ aastastele on ju. Aga okei. Teeme näevad... Fine, käis. Mis ta mõtled siis selle ühe laulu pärast, et poiss tuleb ja laulab seda või? Tule, ta teadis ammu seda Kermo Mureli laulu. Kuulge vanemad. Mina olen ka vanem, on ju, nagu lapse vanem. Tõmmake nüüd normiks ja lapsed ei ole nagu, ma ei tea, mis asjad, et te peate kõike peitma, nagu lapsed teevad nagu nii mingeid asju salaja, kuigi ükskõik usalduslik suhe meil on, siis midagi nad ikkagi meile ei räägi, eks ole, ja see muusikat, mida nad kuulavad, nad võivad ka seda mitte teile nagu näidata või öelda, et kuulge. See on natuke, ma ei tea, see on ikka, mu 8-aastane tuli ja hakkas sama teksti jorisema, ütles, et tema ei ole neid sõnu välja mõelnud. Kas ta siis mingil hetkel arvas, et ta laps mõtles välja selle sõna või? Munni, mis sõna see on? Ise mõtles välja. Laps arvab, näita neile Kermo, näita, rahvas tahab munni näha, näita neile Kermo. Ei, mina ei ole neid välja mõelnud. Ema arvas, et on siis või? See poja nimi oli Kermo. Aga igatahes Võru abilinnapea
Kersti Kõosaar ei pista pead liiva alla. Jumal tänatud. Väga hea, Tammula ääres seal liiva, jah. Ning ütleb, et festivali repertuaari küsimust arutatakse ja tehakse sellest oma järeldused. On tõsi, et lepingud ja kavad tegi eelmine linnavalitsus. Vot näed, see ongi nüüd see, eelmine linnavalitsus tegi. Ja päris sedasi ka ei saa, et hakkame üüritusi tsenseerima, aus. Aga kindlasti võime programmi eelnevalt esinejatega läbi arutada. Ei saa ainult sellele loota, et vanemad kõik esinejad endale enne lapse avalikule üritusele lubamist selgeks teevad. No jah, aga samas... See on tegelikult väga hea shade ka, et me ei saa arvestada sellega, et kõik vanemad on kursis, mida need lapsed teevad. et veits shade'i nagu vanemad. Kuulge vanematega proovige, päriselt ka. Mina soovitan, et proovige olla nagu kursis natukene laiemalt ka maailmaga, mitte ärge istuga ainult selle 86 aasta Queen'i looga koos ja mõtledki, see ongi sinu elu ja mõtled selle peale, et nagu lihtsalt laiendage nagu maailma, tehke endale TikTok, aga ärge hakka laivi tegema seal täispeaga, sest see võib muutuda hoopis selleks ja siis on lapsel sinu pärast läbi. Seega ikkagi ärge toppige oma nina laste asjadesse, las nad käivad, kuulavad Kerma Murelit ja joovad viina. Või kui laps ütleb, et ma tahan sinna üritusele minna, miks sa tahad sinna minna? Seal esineb triibupasta, et siis võiks nagu peast läbi käia. Ma vaatan, mis asi see on. Jah. Ja siis küsige ära, kas sa oled triibupastat kuulanud lapse käest, kui laps ütleb, et jah, on küll, mulle kõik lood meeldivad, siis las läheb, sellepärast, et siis ta teab nüüd nagu nii. Aga Kõosaar lisab, et selliseid asju võiks omavahel läbi arutada, mitte pelgalt omavalitsused, vaid ka lapsevanemad ja laps. Ma kirjutan alla sellele, et lapsevanemad ja lapsed võiksid ka omavahel nagu rääkida, mitte kohe hakata siin ähvardama ombudsmanidega. Aga varem koolis töötanud Kõosaar on tagasiside eest tänulik. On ta jee. Aga okei, ühelt poolt nendib ta, et eks osa mässumeelseid noorukeid tikub ka räpparit eeskujuta ropendama, kuid kahtlemata ei sobi siiski iga repertuaar igale üritusele. Absoluutselt, me võtsime selle teema nii pilbasteks, et ma ei arvanud, et me tegelikult nii pikalt sellest räägime. Aga see teema alati erutab mind see, kuidas see kogu see pea kivi alla peitmine ikkagi ära, et oh no, mu laps kuuli roppu sõna, nüüd on perses. Arvatavasti läheb kinni ja temast saab seksuaalkurjategija. Jah. Jesus Christ. Kui isa peksa ei anna, siis midagi juhtub, mingi siuke. Nii, aga nüüd järgmine teema on hästi tore ja naljakas minu arust. Ja see on armas, aga samal ajal nagu paneb nagu mõtlema ka. Ekspress kirjutab, et tasuta hommikusöögid läksid Tartu vangla valvurile kalliks maksma. Ja artikkel on siis selline. Vähesed söögikohad rõõmustavad oma kliente nii soodsate hindadega nagu Tartu vangla söökla. Värsket putru, moosi või võiga saab juba hommikul kella 6. Võiga. Saab juba hommikul kella 6 ja kausi täis maksis mullu vaid 60 senti. 60 senti? Täiesti uskumatu. Kuule, kõige odavam asi üldse maailmas. Ühel päeval jõudis Tartu vangla sisekontrollini vihje, et üks meesvalvur jätab pudru eest tasumata. Ma lihtsalt ütlen selle ära, kas tõesti on võimalik, et sisekontrollil ei ole reaalselt mitte munniga teha või? Et nagu nii perses on neil, et sisekontroll tegeleb sellega, kas pudru eest makstakse või mitte, ma ei saa aru. Aga vanglas sööklas on üleval turvakaamerad. Sisekontrolli töötajad hakkasid videosalvestisi läbi vaatama, kus see kuradi pudrubandiit on. Pudrubandiit on. Sisekontroll luges kokku, et valvur jättis 2025. aasta märtsis kokku 17 korral toidu eest maksmata. Ta sõi tasuta 14 putru ja 3 lõunasööki. 17 korral ei külastanud mees seina ääres asuvat iseteeninduskassat. Seal saab maksta ainult kaardiga. Uurimisest teada saades lahkus valvur omal soovil töölt. Tipukene küll, no. Ta sai kahtlustuse sarivargustes. Mida te tegite sööklas saadud toiduga, küsis sisekontrolli uurija. Ära sõin, vastas mees. Seda tüüp on ikka sässi, ta ei ole suu peale kukkunud. Väga hea. Mida sa vastad sellele? Mida tegite sööklas saadud toiduga? Ära sõin. Kasutasin seda tsemendi asemel kodus, juba hästi klebib. Ta ei tunnistanud ennast süüdi, vaid näitas näpuga söökla personalile. Mitte siis päriselt füüsiliselt, aga nagu jutuga. Iga kord öeldi mulle, et ei ole vaja maksta.
mul oli kogu aeg raha kaasas olemas, käisin pangakaardiga ringi. Kui sulle antakse toit ja öeldakse, võta ja ära maksa, siis ma ütlen, et ma ei võta. Mulle nagu meeldib see, et tal oli kogu aeg raha kaasa olemas, et ta lihtsalt käis pangakaardiga ringi kuhugile, kuhu ma saaks seda panna, vabandagi, kas te tahate pangakaarti ja siis ongi, et kui sulle antakse toit ja öeldakse, võta ja ära maksa, siis ma ütlen, et ma ei võta, aga ülejäänud korrad ta leidis ilusasti üles selle iseteeninduskassa, et kas ta vahepeal unustas ära, et lahe tüüp. Ei tea, ära söödud ja maksmata jätnud pudrust tekkinud kahju oli nii väike, et vangla ei hakanud mehelt seda tagasi nõudma. Kahtlustatava kasuks kõneles see, et ta oli einestanud sööklas rohkem kordi. Tööpäevade lõunatel oli ta suuremate portsjonite eest iseteeninduskassas ka maksnud. Lõunaringkonna prokuratuur lõpetas kriminaalasja meest kohtu all andmata. Tänaseks jõustunud oportuniteedi eest tasus ta riigile 450 €. Iga tasuta söödud pudruports läks nüüd juba endisele vangivalvurile maksma 26,50. See on kõige kurvem lugu, mida ma kuulnud olen. Kõige kurvem pätt, keda ma kuulnud olen. Pudru hind oli 60 senti, aga tema jaoks oli see 26,50. See on lihtsalt täiesti perses lugu nagu sellepärast, et minu arvates, mida see sisekontroll võiks teha, on nagu ilmselgelt, siin peab sekkuma uuriv ajakirjandus või sisekontroll tegema rohkem tööd. Mina leian, et siin selles vanglas töötab üks kohutavalt hull inimene ja see on see kuradi töötaja, kes ütles talle, et ära maksa. See inimene on raudselt, see inimene on psühhopaat ja lihtsalt täielik mastermind ja geenius, sest ta ei sallinud seda valvurit absoluutselt. Ja siis ta lihtsalt tead, ära maksa, võta ära maksa, tegi head nägu, ütles ära maksa ja siis lihtsalt ootas ja võitis. Tead, siis kui nad läksid selle tüübi juurde ja ütles, et te ei ole 17 korda maksnud toidu eest, ma arvan, et see tüüp oleks võinud tegelikult palju parema vastuse neile anda. Kus te teate, et me ei ole 17 korda maksnud? Kas te käite mul kogu aeg järel? Rääkimata sellest, et nagu, miks ta töölt ära läks, jumala putsis nagu selles mõttes, nagu see puder oli nii odav, paar lõunat oli ka, mis jättis maksmata, et nagu see on konkreetselt, kuule, et sa ei ole maksnud. Ahah, maksa ära siis. Tai pog, jumala lihtne, mida me kuseme. Ei, lähen töölt ära, jumala shady, ma räägin, see on kahtlane värk. See on kahtlane värk, aga suve show'l siis toimus selline erakordne juhus, et esimest korda oli kuulda Märdi bulleteid, et ärge sellest ilma jääge ja Märdi ühes bulletis ta rääkis ka Rannarootsist. Märt ei pea seda bulletit praegu nagu uuesti esile tooma, sest et see oli ainult neile, kes on nõus tulema sinna punti meile. Aga Märt võib rääkida täpselt, mis see Rannarootsi asjaga juhtus ja siis mina loen ühe teksti. No, praeguseks on niimoodi, et ma arvan, et paljud juba teavad, aga Rannarootsi lasi välja reklaami, millega nagu vihjati siis Vene sellele agressioonile Ukrainas, kus 2 Ukraina lippudega meest grillivad. Taustal on näha siis suitsusambad, nagu oleks, mis on omased Venemaale tavaliselt, kui neid pommitatakse Ukraina poolt nagu vastu. Ja olid reklaam pandud ka peale ja reklaami peale tekst ja siis tekst ütles seda, et grill, ala midagi sellist, et grill muudab ka kibeda sibula magusaks. Ja kõik kohe seostasid seda sellega, et grillime sibulaid nii-öelda, on ju. Mis ilmselgelt oli ka nagu point tegelikult. Ja Rannarootsi ise veidral kombel võttis seisukoha, et nad ei tea sellest, et sibul midagi halba tähendaks, mis on huvitav kaitse. Ma leian, et see on kaitsepositsioon ja nagu natukene nagu naljakas. Ja üldiselt on nagu see, et see vihastas välja väga palju sibulaid. Ja see on minu seisukoht, et ma leian seda, kui see oli inimestele solvav, eriti võttes arvesse pildil olevat konteksti, siis sa pead nagu päriselt sibul olema, kui sa vihastad selle reklaami peale. Ja sibulatest, nagu kuna ma mainisin siin sibulaid, siis on nagu huvitav, et Yana Toom ja Mihhail Kõrvart olid ka nagu pahased. Et mitte, et ma ütlen, et need sibulad on, aga ma arvan, et need võib-olla on, kui nad ka pahandasid selle peale.
et üldiselt see on nagu selline asi, et üldiselt nagu avalikkus on selle ikkagi väga Rannarotsi poolt olnud selle asja tulemusena, mis on ka arusaadav, võttes arvesse seda geopoliitilist olukorda, mis meil praegu on. Aga on väga paljud inimesed, kes on ka pahased. Jaa, aga siis ma leidsin Treetsist Rooma Esseni nimelise tüübi, kelle peos on kirjas I am just a teacher from Tallinn, Estonia. Ja tema kirjutas siis nagu postituse järel ja selle ma siis kopisin siia pikaks tekstiks ja loeksin teile ka ette, sest et see on väärtuslik tekst, mida jagada inimestega. Nii, panustan siis selles Rannarootsi reklaami arutellu. Kuna olen ka venekeelne inimene mitme juurega, mul on vist ikka õigus panustada, vähemasti kirjutan enda eest. Kui see värdjalik Putini režiim alustas seda sõda, ei olnud kuskil kuulda ega lugeda nii palju seda sõda hukkamõistvaid venekeelseid kommentaare Eesti venelaste venekeelsete hulgast, ega polnud müra, et Putin tekitab nii tehes etnilist vaevu venelaste vastu. Aga see värdjas tekitas seda vaevu, võimendas seda ja saavutas nimelt selle pealegi kogu maailmas. See sõda ja tsiviilisikute peale visatud pommid olid Aljoša kummardajatele lihtsalt poliitika, millesse nad sekkuda ei viitsinud. Neid see ei kottinud. Kas keegi nendest Vene netikommentaatoritest oli tol ajal kas paar sõna kirjutanud, et nüüd meid hakatakse vihkama selle vana debiilse Vova Putini pärast? Keegi ei ole nii palju jutumärkides russofoobiasse panustanud, nagu see debiilik Putin ja Putini kambas olevad sellid. Kas keegi mõtles kas paar sekundit selle peale, kelle teod on seda kõike tekitanud? Kus olid siis kõik need solvunud? Miks see mõttetu sõda ja Venemaa sõdurite sadism ei tekitanud isegi 10% sellest praegusest mürast? Kas keegi on küsinud, miks Venemaa varastas ja viis ära Ukraina lapsi Venemaale ümberkasvatamiseks? Aga miks see pole neid solvanud? Ega keegi ei mõelnud selle peale, et kui venekeelne kogukond oleks selgesti ja otsustavalt hukka mõistnud seda neetud sõda, siis selliseid nalju ka ei oleks keegi hiljem välja mõelnud. Ma ei usu, et keegi eestlastest hakkaks meelega jalustavalt kutsuma Eesti venelasi sibulateks, küüslauguks või mis taeks köögiviljaks, kui Eesti venelased oleks siiralt ja ausalt näidanud oma seisukohta valmidus kaitsta Eesti riiki vajaduse kriisi Venemaa agressiooni korral. Kui sa kummardad ülistad oma Aljošat nimelt sõda poliitikaks, väldid küsimusele vastamist, kummal pool oled, siis oled sibul ja jääd sibulaks. Sibulaks sured ning isegi haud sind magusamaks ei tee. Vot. Et ikka päris kõvasti. Ja ma nägin teisi inimesi ka, kes nagu ütlesid, et hei, ma olen venelane ja mina leian, et see on okei. Et jah, see on siuke huvitav nähtus ja tegelikult on ka inimesed, ma olen näinud somes ja et Rannarotsil oli need täitsa nagu see häda, et nagu tooted said poest otsa. Et nagu inimesed ikkagi rahakotiga on Rannarotsi peale nagu ikkagi good job, guys. Nii on. Tore on lihtsalt kuulata nagu arukalt arutlevad siis vene juurtega ärasmees selles mõttes, selles kontekstis nagu see tekst oli, et nii ilusasti laotus kogu need mõtted ette võib-olla, mida me paljud mõtleme, aga ei oska nii hästi lihtsalt välja visata õhku. Et see on huvitav, et selles mõttes, et ma saan aru, asi on ilmselt sellest, et osad inimeste jaoks on et see, mida see sibul tähendab ja see pahameel tõenäoliselt, kui ma hakkan siin sügavamalt analüüsima, et see on tegelikult lihtne, et see on see, et meie praegusel hetkel, kui me ütleme, et sibulat, siis me mõtleme putinisti, on ju. Aga siis on mingid inimesed, kes on terve oma elu kuulnud, et nad on sibulad ja nüüd nad on ikkagi Putini vastu ja nüüd, kui keegi ütleb sibul, siis ta tunneb ennast puudutatuna, sest et see nagu tuletab talle seda meelde, on ju, ja siis ta nagu arvab, et teda pannakse ka nagu sinna punti, et tegelikult see niimoodi ei ole. Aga eks see on keeruline, sest et minul on olnud sõnaga tibla nagu probleem. Kuidas siin hakati kõiki venelasi hakati tibladeks kutsuma, siis mul oli ka nagu see, et kuulge, et kõik ei ole nagu tiblad. Ja kui ma seda ütlesin tollal, siis arvati, et ma pooldan Ukraina okupeerimist, mis on hästi kummaline kogemus mul nagu. Aga ei, tegelikult ei ole nii, et minu arvates ka, et igasugused need putinistid ja vatnikud ja see tähendab väga selgelt kontingenti ikkagi. Nüüd ma olen sellest nagu aru saanud. Isegi kui tibla öeldakse, siis mul on ka nagu see, et ma olen nagu nii palju järgi andnud, et kui keegi ütleb suvalisele venelasele tibla, siis ma arvan, et kuule, ta ei ole tibla. See ei ole tibla. Tibla on see, kes tahab siia Vene riiki teha, see on tibla.
Sellise ilusa mõttega läheme liigume nüüd millegile ilusale ja valguskeele kursus. Luba enda valgusel rääkida, et selline kursus on olemas. Palju õnne meile kõigile. Valguse keele kursus. Luba enda valgusel rääkida. With Vivika Sofia ja David Maria. Väga lahe nimi. David Maria. Räpi riim. Vivika Sofia and David Maria. Dancing on the tree. Ja see toimub siis 24. juulil toimus, 8. augustil toimub ja 22. augustil ja 5. septembril. Ja see kursus on mõeldud neile, kes tunnevad sügavat sisemist kutset mäletada oma algset päritolu ja valguskeelt ning mõista veelgi sügavamalt, mis toimub siis, kui jagame valguskeelseid transmissioone. Oi vittu. Sellel kursusel me liigume väga sügavale teadvuse erinevatesse kihtidesse, mis on kõik erinevad allika elava keele ehk algse loomingu keele manifestatsioonid. Allika elavast keelest ehk eedenlikust keelest on sündinud kogu looming, kaasa arvatud erinevad täherühmad, tähed. Mingist allika keelest on sündinud erinevad täherühmad ja tähed. Holy chat GPT, Batman. Sellepärast kutsutakse tihti erinevaid galaktilisi päritoluga valguskeeli tähtede keelteks, sest nad väljendavad teatud täherühma tuumsagedust. Kes see kutsub? Rohan või nagu, näiteks Arcturuse tuumsagedus on seotud tervendamisega. Lüüra kiirgab piiritut loovust ning Veenus ilu ja harmooniat. Ja minu perse kiirgab peeru. Nagu, vaata, me loeme seda ja see on nagu tobe, see ei tee enam nalja, sest see on nagu nõme, on ju. Ja siis on mingid inimesed nagu päriselt jälle nagu, nad loevad seda ja Arcturuse tuumsagedus on seotud tervendamisega. Thank God, mu elu on nagu hoopis nagu teise suuna võtnud. Lüüra kiirega piiritud loovust ning Veenus ilu harmooniat. Davai. Nüüd ma nagu täpselt tean, kuidas eluga edasi minna. David Maria ja kredi Vivika Sofia. Ehk lühidalt, see tähtede keel on kodeeritud arhitektuuriline keel, mis juhib teadvuse energia manifesteerumist materiaalseks väljenduseks. See on põhimõtteliselt, mida siin nagu tehakse, on see, et siin aetakse nii keerulist juttu, et sa oleksid segaduses ja siis arvad, et see on hästi tark jutt. That's what it is. Võta iga lause lahti ja siin ei ole nagu ühtegi mõtet selles. Valguskeelel on lugematu arv erinevaid väljendusvorme ja allikaid, millest iga ühel on oma ainulaadne heli, valguse signatuur. Siis need on järelikult kõik erinevad keeled. Nagu kui me räägime keeltest, siis nagu keel on üks süsteem. Et kui sa ütled, et sellel keelel on erinevad süsteemid, siis järelikult see ei ole üks keel. See on keelte perekond sellisel juhul. Sellel kursusel tutvume galaktiliste, inglite, draakonite, haldjate, elementaalide, emakese maa, vee, taime ja puuriigi veeolendite ning kosmiliste vanimate valguskeeltega. Tule sinna nagu kõik on sees. Ta on nagu välja mõelnud kõik keeled. Lihtsalt istub kodus, no ole ja Märt, sina teeb väga hästi. Tee mulle seda inglite keelt, ole vai. Nii, aga ma tahaksin, et sa mulle tegelikult ka haldjate keelt teeksid. Aga palun tee need kindlasti, tahaks galaktiliste keelt kuulata, valguskeelt. Palun. Okei, viimane. Ja siis ma rohkem nagu ei sunni siit tegema, aga palun tee mulle üks draakonit valguskeel. Okei, let's go! Siuke. Hoopis teistsugune, kui sa arvasid, ma tean. Täiesti teistsugune, et House of Dragonis ma ei ole sellist draakoni häält kuulnud. Et see on draakoni keelt, Benedict Cumberbatch oskab vist teha. Jah. Mingi siuke. Cumberbatch, jah. Aga no siin on nagu see kompott.
inglid, draakonid, haldjad, elementaalid, vee, taime, puuriigid, veeolendid, piimapakid, tetrapakendid, konservikarbid, kõik valguskeel. Kas see võiks ka valguskeel olla või? Kõik on valguskeel, kui sa lalisid aru saada. Aus, jaa. Kuuraamat heidlides 10 euroga, palun minge ostke. Ja kursus toimub veebis Zoomi vahendusel loomulikult ja pärast iga kohtumist saadame kõigile osalejatele ka salvestise, millest on sitaks palju kasu kõigile ja energiavahetus. Nad ei ütle, et see on hind, aga energiavahetus on 330 eurot ja soovi korral saab osamaksena ka tasuda. Türa küll, meil on Eestis, inimestel on nagu raha vähe ja siis tuleb keegi, üritab lalisemist seletada ja küsib sellest 3 sotti. No õissa munni. Aga äkki on 9 on David Maria saatuse number, kes 3 + 3 + 3 on 9. Ja ta ei saanud lihtsalt teistsugust numbrit panna siin. Tead, nüüd rääkisid ära, ma ikka vist ostan paketi. Muidu ta oleks pidanud panema 45 hinnaks, vaata, sest 4 + 5 on 9, vaata. Ei saa, kas 45 või 333. Teistmoodi ei ole võimalik asju ajada. Siis mina leian ka, et minu hingenumber on 1 miljon, mis tähendab seda, et ma panen kirja lihtsalt 1 000 001 jutti ja siis ütlen, see on mu kursuse hind. Jah, oske Märdi kursust, valguskeele isand, võiks öelda lausa. Jah. Vot, kuulge, igatahes täname teid, et olete ka augustis meiega ja tegelikult ega selle suveshow üks osa oli ka see, et tähistada lihtsalt võhkarite sünnipäeva, sest et uskuge või mitte, aga või mäleta, mis päev see oli, aga mingisugune juuli algus. Kogu aeg mäletan ja praegu ei mäleta. 7. juuli, 8. juuli. Aga mida sa pead võhkarite alguseks? Selles mõttes, kas sa pead seda, kui saade välja tuli? Ilmus. Kui saade ilmus, jah. Kuigi jah, me võiksime päeva varem, äkki oli vist päeva varem salvestamist. Ma ikka mõtlen seda, mis ilmus. Sa ikkagi võtad ju plaadi ilmumine. Ja ilmumis järgi. Ikkagi ilmus, mitte see, kui sa salvestasid. Et ma lähen sellega. Et jah. Ei mõistlik. Aga ma unustasin ära selle võhkarit sünnipäeva, ma ei tea, miks. 8 oli ikka. Jah. Ma olen nii segadusest praegu. Kurat, aga siis ongi nagu see, et vaata, teised peavad nagu juubeleid ja siis, aga meil on, saame kokku, kui teeme sünnipäeva ürituse, kui saime 6 ja järgmine suurem pidu on siis kui 12. Siis on 24, siis hakkame niimoodi minema. Mingil põhjusel 6 aasta tagant. Aga ei, kindlasti suveshow tuleb siis, kui me 7 on, sest nagu öeldakse, et kui paarid on 7 aastat koos olnud, siis nad lähevad lõpuni igavesti, et meil tuleb väga raske aasta. Ja. 1 aasta, see on täpselt see, kosmikud ütleks, mitte bänd, aga kõik need energeetikud ja need ütleks, et see on see kõige raske. Kosmikud ütleksid pulmad ja matused, pulmad, matused, aga esoteerikud ütleksid, et 7 aastat, kui pead podcastina vastu, siis on Eternity on järgmine. Jap, mina tänan teid kõiki ja suunan teid veel kord Patreoni, liituge Patreoniga, saate lisasaateid või minge Patreoni, ostke meie suveshow salvestis, saate seda ka vaadata. See on avatud kõikidele, ei pea olema Patreoniga liitunud, et seda vaadata, välja arvata siis, kui sa lege võhkar, siis juba näed seda. Siis minge vaadake, mida pakub meie sponsor Astelpistik ja kui see ei sobi, siis minge vaadake minu YouTube kanalit või oske Uhuu-raamat või Andrese ja tema imearmsa tütre kirjutatud lasteraamat väikesest Helminest, et see on see võimalus on teil ka. Ja Märdi poolt tuleb päeva mõte veel. Minu päeva mõte on see, et alati ma mõtlen seda, et tahaks olla terve, kui ma olen haige. Aga kui ma olen terve, siis ma ei mõtle, et ma tahaks olla terve. Ja minu päeva mõte on see, et alati kui äike lööb, siis võtke pistikud seinast välja. Ja see tundub võib-olla mingisugune, et kõik teavad seda, ka mina teadsin seda ja olen nagu elanud selle teadmisega. Ma ei ole kunagi seda nagu kasutanud, et ma oleks võtnud välja, sest et midagi ei juhtu ju. Ei ole kunagi juhtunud, ei juhtu ka. Aga juhtus, et mõni aeg tagasi lõi äike kuhugile lähedale meile siia üle nurme. Esimese asjana kadus internet. Ruuter katki, wifi laiendi katki, teine wifi laiendi
katki. Televiisor, katki. Blu-ray mängija, katki. Podcasti pult, töövahend, katki. Et võtt käikesega pistikud seinast välja. Jah, muidugi siin on nagu üks asi, mida ma nagu ka päeva mõtteks tahan öelda ja omalt poolt veel otsa on see, kõik võrguseadmed reeglina, kui äike lööb, siis vahet jälle, kas nad on seinas, kui sa võtad, su ruuter läheb, kui on äike ja sa kaevad ruuteri 10 meetri sügavusel maa alla, ühte juhed maa alla ei lähe, kui äike lööb, siis on puruks. Need räiped ei pea üldse vastu. Et selles mõttes see on ka üks hea tarkus teile kõigile. Ja, teine tarkus võib-olla see võib lisada, et soovitan teha kõikidel kodukindlustus, et see ikkagi päästab päris korralikult, et läks ka meil selles mõttes nagu hästi, et saatsime kõik need arved ära või tšekid ära kõik, mis on ja tegelikult siis, see 200 eurot oli oma vastutus on ja ülejäänud ikkagi ilusti maksti kinni ja puldiga läks nagu selles mõttes kõige paremini, et podcasti puldiga ma mõtlesin, et okei, holy shit, see on nagu nii-öelda kõige suurem ja olulisem asi minu jaoks. Et kuidagi telekas on küll suurem, aga nii olulist asja nagu podcasti pult ei ole. Ja siis ma seda hakkan isegi sinna kindlustuse alla panema, võtsin kohe puldi ja jooksin kohe Google'i kodumasinate parandusse ja ütlesin, kuulge, ma tean, et see ei ole kodumasin, aga palun vaadake üle, et midagi on fucked up. Ja leidsid probleemi üles ja mingisugune toiteblokk või mis iganes asi see oli läbi löönud ja siis vahetati ära ja see nagu oli 60 euri ja mul oli nagu, ma ei ole elu sees nii õnnelik olnud 60 euri ära andes. Nagu päriselt ka. Ma olin fucking õnnelik, sest see asi tehti tunni aega korda. Kõik see muu kindlustusjaama oleks 3 nädalat enne kui kõik oma asjad ära saatsid ja mingisugused taktid ja asjad ja värgid, et see oli küll stressful periood tegelikult, aga kõige olulisem on see, et me ise oleme terved. Aitäh teile! Olge mõnusad, kohtume järgmine nädal Patreonis, ülejärgmine nädal tavasaates. Peace! Ciao!